Tere kõigile vaatajatele, kuulajatele. Minu nimi on Mihkel Eliste ja olen Arkovara kinnisvarabüroo kinnisvaraanalüütik ja kutseline hindaja. Räägime ka sel nädalal natuke sellest, mis kinnisvaraturul aset leidmas on seoses koroonaviiruse pandeemia esile kerkimisega ja keskenduksime võib-olla sellele, mis siis viimase 7 päeva jooksul on aset leidnud. Kui siin elamispindade turgu vaadata, siis ennekõike saab välja tuua, et üüriturul toimuvad muutused oluliselt kiiremini kui ostu-müügitehingute turul. Kui võtame näiteks Tallinna üürikorterite turu, siis ainuüksi viimase 7 päeva jooksul on pakkumiste arv kasvanud circa 15%. Ja kui tervet märtsikuud vaatame, siis üürihindade langus on kusagil seal 2-3% juures vähemalt statistiliselt. Peaks natuke rohkem siin turule aega andma, et võib-olla üürihindade osas segmenditi seda hinnalangust täpsemalt näha, et millistes piirkondades ja milliste korterite lõikes see täpselt siis on aset leidmas. Ja kui näiteks Tartusse vaatame, siis see üürihindade dünaamika ja turuaktiivsuse muutus ning üüripakkumiste lisandumine on suhteliselt sarnane sellele, mis toimub praegu Tallinnas. Aga kui me ütleme siin, et 15% pakkumiste arv on suurenenud, keegi võib seda pidada äärmiselt suureks numbriks, et jah, kahtlemata see on kiire. Aga kui me lähme siin veel mõned aastad tagasi, vaatame palju üüripakkumisi Tallinnas tol ajal oli, et see pakkumine on veel suhteliselt väike. Et see üüriturg alles on muutumas üürniku keskseks, ehk siis täna üürnik on selgelt eelispositsioonis, tal on võimalus üürihinnas alla tulla ja valik on siis aktiivselt suurenemas, mis vähemalt tarbija jaoks on kindlasti tervitatav. Kui me tõmbame siin näiteks paralleele möödunud majanduskriisiga oleme aastates 2008-2009 ja alustame võib-olla aastast 2007, kui siis üüripakkumiste arv näiteks Tallinna ja Tartu korteriturul tol ajal siis aasta esimeses pooles saavutas ajalooliselt madalama taseme, siis sealt kuni 2009. aasta kevadeni ehk siis 2 aastase perioodi vältel Tallinnas üüripakkumiste arv suurenes kusagil 575% ja Tartus koguni 900%. Ehk siis tegemist on suhteliselt suurte muutustega ja arvestades, et täna siis nii see üürikinnisvarasse investeerimine üldiselt on olnud oluliselt laialdasem kui siis möödunud majanduskriisile eelsel perioodil. Ja täna siis meil on ka see lühiajalise majutuse turg, mida aastatel seal 2005-2007 sisuliselt ei eksisteerinud. Ehk siis täna meil sellist pakkumist, mis võiks justkui üüriturule pikaajaliste üüripakkumiste sekka lisanduda, seda oluliselt rohkem potentsiaali poolest kui aastatel 2008-2009. Ja suur osa nendest korteritest, mida siis ei suudeta üüril anda või ei suudeta välja üürida sellise hinnaga, nagu oleks tarvilik, et näiteks pangalaenu edasi teenindada või siis mingisuguseid muid kulutusi katta, et on tõenäoline, et osa neist liigub peatselt ka müügipakkumiste hulka. Ja kuna meil pakkumine siis turul on põhimõtteliselt kõikides Eesti piirkondades, võib-olla Ida-Virumaa välja arvatud, on olnud suhteliselt õhuked, siis isikud, kes soovivad kinnisvara soetada või on ostuotsuseid edasi lükanud pidevalt sellepärast, et sobilikke pakkumisi turul ei ole, siis võib-olla siin lähikvartalitel või lähima 2 aasta jooksul võib näha seda, et seal tekib pakkumisi, mida siis sellised tarbijad lõpuks siis saavad soetada. Et kui me täna krediidiasutustega räägime, siis laenude väljastamise osas mingisuguseid olulisi muutusi ei ole tekkinud, et kui isik tegutseb palgatöötajana mingisuguses sektoris, kus koroonaviiruse majanduslik mõju seni on olnud tasakaalukam kui siin näiteks majutuse või turismisektoris, et sellisel juhul laenu saamine täna ei ole oluliselt muutunud kui siin näiteks 6 aega tagasi. Ka intressid on suhteliselt sarnasel tasemel ja näiteks Luminor panga osas võib juba täheldada, et pakutakse intressi madalamal tasemel kui enne, mis siis tõenäoliselt on seotud sellega, et nad on turule tulnud siis pandivõlakirjadega, mis on siis neile toonud kapitali odavamalt kätte kui näiteks konkurentidele. Ja kui vaatame näiteks, mis siis märtsi vältel tehingute arvu osas toimus, siis Tallinna korteriturul müüdi kogu kuu vältel 660 korterit, 662, kui siis täpne olla. Seal juures tehingute arv võrreldes veebruariga vähenes 21% ja aastataguse märtsiga vähenes 20%.
ja me nägime sealjuures võrreldes veebruariga ka siis circa 2,6% hinnalangust, aga tõenäoliselt see ei ole veel tulenenud sellest, et hinnad turul üldiselt langeksid, kuna kui me näiteks uute korterite tehinguid vaatame, siis need on suhteliselt samas hinnaklassis tõenäoliselt nagu eelmisel kuul. Pigem see mõningane hinnalangus on tulenenud ainuüksi tehingute struktuuri muutusest, mitte siis hinnalangusest, mis turul tervikuna peaks siis lähikuudel aset leidma. Et jah, ma ei taha väita, et hinnad ei lange turul praegu, et me juba näeme pakkumishindu, mida on langetatud, näiteks väiksemate arendusprojektide puhul, et siin on näiteks Põhja-Tallinnas juba täheldada projekte, kus näiteks pakkumishind on peaaegu 15% korrigeeritud. Et seal muidu peab arvestama seda, et väga mitmed arendusprojektid olid hinnastatud sellisel hinnatasemel, kus nende läbimüük siis ka ilma, ütleme, koroonaviiruse pandeemia ja majanduskriisi esile kerkimisest oleks olnud suhteliselt ebatõenäoline. Ehk siis nad oleksid neid hindu tõenäoliselt alla toonud ka ilma tänaste sündmusteta. Ja kui me vaatame, mis ütleme aprillis peaks edasi juhtuma, siis on enam kui tõenäoline, et tehingute arv jätkab langust, et ei paneks imestama, kui me näeme seal tehingute arvu langust circa 70% osas võrreldes aastataguse perioodiga, nüüd siis eelolevas aprillis. Ja selline hindade langus peaks tõenäoliselt rohkem hakkama kajastuma seal kusagil aasta keskel ja võib-olla veelgi tugevamalt aasta teises pooles, et kui siin see eriolukord läbi saab, siis turg hakkab taas normaalselt toimima. Et täna ma olen juba näinud siin inimesi, kes foorumites kirjutavad, et kui nad maakleritele helistavad, siis nad ei ole nõus üleüldse korterit näitama lihtsalt selle tõttu, et meil on eriolukord ja välditakse siis inimestega kokkupuudet. Ehk siis põhimõtteliselt täna ei saa väita, et kinnisvaraturg normaalselt toimiks. Ehk siis müüjad on kodus, ostjad on kodus, keegi ei soovi üksteisega nii-öelda kokku puutuda ja see ei lase siis kinnisvaraturul tehinguid teha ja ei ole siis väga kasu sellest, palju täna seda pakkumishinda langetada, et turg tervikuna seda hetkel vähemalt ei tee. Et pigem sellised kirjavad muutused turul, ütleme, ostu-müügitehingute osas hakkavad aset leidma siis, kui eriolukord läbi saab ja kinnisvaraturg taas enam-vähem normaalselt toimima saab hakata. Ehk siis praegu selle eriolukorra vältel me pigem näemegi neid muutusi seal üüriturul just. Ja kuna üüriturg on oluliselt efektiivsem kui ostu-müügitehingute turg, siis sealt saab võib-olla teha mingisuguseid järeldusi, mis siis hiljem ostu-müügitehingute turul tõenäoliselt toimuma hakkavad. Ja võib-olla üldistest trendidest turul, et mis koroonaviirus, ütleme, kaasa võib pikemas perspektiivis tuua. Et siin meediast on juba mitu korda läbi käinud, et vastulinnastumine võiks Eestis tõenäoliselt hoogustuda, mis tähendab siis seda, et Tallinnast inimesed hakkavad maapiirkondadesse kolima, näiteks siis ostetakse suvilaid, mida saab ehitada alaliseks elamiseks ümber või siis hakatakse maakodusid rohkem ostma. Et üldiselt ma ei usu seda tänasel hetkel, et tööturg ikkagi paneb asjad paika ja kui meil tööturul olukord siin märgatavalt halvemaks läheb, nagu ta tõenäoliselt peatselt minemas on, et siis inimesed, ütleme siis väga suur hulk kinnisvaraomanikest, kellel on teine kinnisvara, milleks on näiteks maakodu või suvila ja kui nad ei suuda seda laenu enam teenindada või neil on raha vaja mingisugusteks muudeks kulutuste katteks, siis see vara läheb tõenäoliselt müüki ja me näeme siis pigem nendes maapiirkondades taas pakkumiste arvu kasvu sarnaselt, ütleme seal aastatele 2009-10 ja järgnevad aastad. Et pigem see igasugune meditsiiniline mõju kinnisvaraturule, ma arvan, see on pigem ajutine, et kui tööturul domineerib ikkagi Tallinn ja selle lähiümbrus, et siis tõenäoliselt ääremaastumine Eestis hoopis hoogustub ja ütleme, väikelinnade seni suhteliselt stabiilne elanike arv hakkab taas kiirenevas korras vähenema selle aasta teises pooles, tõenäoliselt järgmise aasta jooksul, kuna siis tööturg Tallinnas taastub oluliselt kiiremini kui ülejäänud Eestis. Ja vaadates, et koroonaviiruse, ütleme, majanduslik mõju on täna meil tooraineturgudel näiteks nafta hinna oluliselt alla viinud, et selline $20 toornafta barreli hind kindlasti Eesti põlevkivitööstusele positiivselt ei mõju. Ja ma arvan, et ei ole siin vale väita, kui aasta või kahe pärast Ida-Virumaa korterituru hind on madalamal kui 2009 madal seisupunkt. Et selliseid muutusi Eestis kindlasti käesolev kriis toob ette, aga
pikemas perspektiivis, ma arvan, need on suhteliselt sarnased nagu 2008 aasta kriis, ehk siis need kõik negatiivsed tegurid soodustavad Tallinna suurenemist. Tallinnas elanike arv hakkab taas võib-olla ajutiselt mõnevõrra kiiremini kasvama ja Eesti Vabariigi, ütleme, tervikuna siis positiivne rändesaldo võib-olla hakkab taas pidurduma olulisel määral või läheb isegi taas negatiivseks, kuna siis tööturu tingimuste tõttu osa inimesi võib hakata eriolukordade lõppedes taas kolima näiteks Soome või Rootsi ja Eesti siis konkurentsivõime tööturul tõenäoliselt ajutiselt näiteks meie elanike suhtes võib väheneda. Ja eks mida aeg edasi, siis osa inimesi hakkab taas tagasi tulema, aga ajutiselt ma näen, et sellised muutused võiksid turul aset leida. Ja kui lähme siin järgmisesse nädalasse, siis kinnisvaraturul selliseid olulisi muutusi jääb tõenäoliselt järjest vähemaks, et jälgime seda üüriturgu ja vaatame, mis seal pakkumiste arv ja hinnatasemed teevad ja ostu-müügitehingute turul jälgime ennekõike uusarendusi, kuna see hinnalanguse algus tuleneb tõenäoliselt ennekõike sealt, et kui mõni suurem arendaja siin peaks enda korterite osas hindu oluliselt langetama, siis see võib olla selline sütik kogu ülejäänud turule ja sealt on siis näha, kas ülejäänud arendajad tulevad sellega kaasa või ei tule. Et praegu me oleme seda hinnalangust näinud pigem selliste väiksemate projektide osas, mis ei olnud väga konkurentsivõimelised ka juba enne kriisi algust. Aga järelturul siis täna probleemide ees on ennekõike need inimesed, kes on töötuks jäänud juba või siis nende sissetulek on oluliselt vähenenud, aga kes on näiteks teinud võlaõigusliku lepingu uue korteri soetamiseks. Ja täpselt samamoodi need isikud, kes on näiteks koduvahetuslaenu võtnud või on olukorras, kus nad peavad oma olemasoleva kodu ära müüma, et sinna uude koju siis kolida, siis neil on vaja teatud perioodi jooksul seda ülejäänud sissemaksuraha, et pangalaenu abiga see tehing siis lõpule viia, siis nad enamasti müüvad enda järelturu kortereid kusagil magala piirkondades ja nende müük siis on peatselt raskendatud, ehk siis müügiperioodid on pikenemas ja need inimesed on siis peatselt olukorras, kus nad peavad tahes-tahtmata hinnas rohkem alla tulema kui võib-olla siis ülejäänud turuosalised. Ja me pigem võib-olla siis selle hinnalanguse alguses hakkamegi nägema just olukordi, kus on üksikud inimesed, kes on nõus hinnast rohkem alla tulema ja see võib siis kaasa tuua ka suurema osa ülejäänud turust. Et kui sügavaks hinnalangus siin täpselt kujuneb, ei oska hetkel öelda, sõltub kui ka kaua meil see eriolukord kestab, milline majanduslik kahju lõppkokkuvõttes sellega luuakse ja kui edukalt me sealt välja tulema hakkame, et kinnisvaraturg kindlasti on madalama efektiivsusega kui näiteks finantsturud ja ütleme siin vaatame 2008 aasta kriisi, siis Tallinna korteriturul hindade põhi tuli seal circa pool aastat hiljem kui näiteks Tallinna börsil. Et selles suhtes, kui meedias hakkab juba positiivseid uudiseid tulema, et börsil näiteks aktsiate hinnad juba kasvavad, siis tõenäoliselt kinnisvaraturul langus on endiselt kestmas. Et see on selline huvitav indikaator, mida võiks jälgida ka tulevikus ja kohtume võib-olla järgmine nädal ja vaatame, mis vahepeal toimunud on. Kõike head, nägemist!